Tere uudiste stuudiost mikrofoni juures Rohke Debelak. Eile lõppes valitsuse korraldatud konkurss, mille eesmärgiks oli leida sobiv töötaja vastutavale ametikohale riigiametis. Hetkel on täitmata ridamisi vastutavaid ametikohti ja seetõttu polegi keegi siiani kunagi millegi eest vastutanud. Ainuüksi Kaitseministeeriumis on puudu enam kui 30 vastutava ametikoha täitjat. Teisteski ministeeriumites on probleem tõsine. Kõikides riigiametites kokku on kiiremas korras vaja vähemalt 300 inimest, kes ühe või teise asja eest oleks võimelised vastutama ja võtma ka poliitilist vastutust. Kokku on vabu vastutava töötaja kohti aga enam kui 1000. Valitsuses on aga valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ning vabatahtlike õpetajate arvu suurendamises. Kui õpetajaid ei ole, asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikkuse alusel, on vabatahtlikud üle võtnud ka politsei- ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetakse juba ammu vabatahtlikkuse alusel, jääb veel Riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada juba sisuliselt nullini. Ja majandusest. 3 päeva tagasi sai Eesti endale järjekordse ükssarviku. Meedomäe talunik Peeter Siht andis majandusministeeriumile teada, et tema ainus pull nuppu on karjaaeda kangutades ühest sarvest ilma jäänud ja mehe sooviks on, et $1 miljard makstaks talle enne kevade saabumist välja. Ministeeriumist vastust ei tulnud ja täna hommikul jäi Eesti uuest ükssarvikust ilma, sest ära tuli veel ka teine sarv. Eesti ja üldse kogu maailma esimene nullsarvik ootab nüüd investoreid. Taluniku sõnul tuleb kiirustada, sest nullsarvik on üha aktiivsem ja tundub olevat uutele turgudele suunatud, sest aia asemel on nüüd auk ja alates kella 7:30 ei ole nullsarvikut enam ka nähtud. Taluniku sõnul on tegemist Meedomäe kandi esimese startupiga ja mees kinnitab, et hakkas kohe, kui pull startis appi karjuma, aga koht on kõrvaline ja tunnistajaid ei olnud. Lahkudes kaasas nullsarvik 2,5 aiavärava ja murutraktori. Ja spordist. Eesti ujuja Ahto Erkon saabus eile ketta heite MM-ilt tagasi rekordilise medalisaagiga. 2 kulda sai Ahto kohe esimese võistluspäeva õhtul Poola atleetide hotellitoast ajal, mil sportlased olid saunas, 3 hõbedat ja 1 pronksi, aga korraldajate šeefist vahetult enne äralendu. Viimaste andmete kohaselt on Ahto Erkon ühelt võistluselt üldse kõige rohkem medaleid toonud Eesti sportlane. Eetris olid uudised.